kuidas sa saad seda heli kuulda ja mitte öelda, kas sa teed nalja või? Mis? Kas sa teed nalja? Lähme. Sellepärast me seda teemegi, mees. Me saame ärgata sellistes kohtades. Tal pole aimugi, et me kohe kohale jõuame. Mehed, me oleme just sellele pöörasele rannikule jõudnud. Ja ma üritan pisaraid tagasi hoida, sest otse minu ees on midagi, mille nimel olen terve oma elu töötanud. Te olete tõsiselt muutnud mu elu siin YouTube'is. Kõik, kes on sellel teekonnal kaasa löönud, olete näinud, kuidas meie kanal on kasvanud 0-st üle 1 miljoni tellijani nii lühikese ajaga. Ja ma ei suuda teid piisavalt tänada. Nii et tänane päev on austusavaldus kõigile teile, kes olete mind algusest peale sellel teekonnal toetanud ja võimaldanud mul saada selle tõelise eluka, mis on otse minu ees. Viimase aja olen elanud välismaal ja nüüd olen tagasi Austraalias. Ma tahan teile näidata seda tõelist masinat ja hakata selle elukaga mööda Austraaliat ringi reisima. Aga ma näitan teile oma reaktsiooni sellest hetkest, kui ma vaid mõned päevad tagasi seda autot esimest korda nägin. Ja siis kohtume siin uuesti, et näidata teile kogu masinat ning viia see ägedale seiklusele sellel kaugsel rannikul. Näeme siin juba 1 sekundi pärast. Loodan, et teile meeldib see esmareaktsioon. Püha müristusvänd! Apimees, ja ma tahan öelda suured tänud Maddile Explore Life'ist, aitab meil kõiki vajalikke tarvikuid hankida. Lähme, sina juhid. Nüüd on aeg teile näidata minu unistuste sõidukit. Ma üritan mitte nutma hakata, mul tõuseb lausa klomp kurku, sest see asi on lihtsalt uskumatu ja asi pole isegi autos. See on seotud kogu selle töö, aja, energia, üksildaste hetkede ja lihtsalt valuga, mida olen pidanud läbi elama, et siia jõuda. Ja see poleks ilma teie abita võimalik olnud. Nii et aitäh teile, et olete mind toetanud juba esimesest päevast alates. Ma tõesti armastan teid väga. Ja et ma sain ülikooli õpilasest jõuda selleni, et mul on nüüd see auto. See on uskumatu. Nii et aitäh teile. Kas sa teed nalja, mees? Siin ta ongi. Tuunitud Land Cruiser Troop Carrier. Ma tõesti ei suuda uskuda, et see sõiduk kuulub mulle. See on nii pagana ilus. See on hullumeelne. Mehed, lähme kohe randa ja ma näitan teile, mis pagan selles asjas sees on, sest see on hullumeelne. Ma olen sõna otseses mõttes valinud selle auto jaoks turu parimad kaubamärgid. Nii et teekutid õpite palju uusi asju, kui teid huvitavad autod ja miks te peaksite sellistele sõidukitele teatud modifikatsioone tegema. Aga kõigepealt peame kuulma, kuidas see asi kõlab. Oled selleks valmis? Me hakkame kohe startima. Oo, mu jumal. See asi on kõva. Alles mõned aastad tagasi, kui te oleksite mulle öelnud, et see saab olema minu auto, oleksin ma teile öelnud, et olge vait. Kuulete seda asja? See on hullumeelne. Oo, mu jumal. Kuidas see küll minu auto saab olla? Unistused tõesti täituvad, kallis. Ma sain endale numbrimärgi, kas sa teed nalja, sest kõik ütlevad alati, Wade, sa ütled kogu aeg, kas sa teed nalja. Sa ütled seda alati. Ma mõtlen, kuidas sa saad seda heli kuulda ja mitte öelda, kas sa teed nalja. Mis? Kas sa teed nalja? Kõik, minge kirjutage kommentaaridesse, kas sa teed nalja. Kohe praegu. Olgu, lähme siit välja. Näeb nii ilus välja. Lähme. Auto sobib sõna otseses mõttes ookeaniga. On aeg sellele asjale kiire ülevaade teha. Kas sa teed nalja? Alustame siit alt. Kui sa tõstad mu kas sa teed nalja numbrimärgi üles, siis meil on siin sõna otseses mõttes Carbon Offroad Vints. See asi on tõeline elajas. See tuleb kindlasti kasuks meie Austraalia ringreisil, kui me kuskile kinni jääme. Siin on meie tuled, need on Light Force'i omad. Siis on meil Offroad Animali esikaitseraud. Eest vaadates näeb see asi hull välja. Siin on need vinged tuled, need on Bushdorfi eritellimusel esituled. Saab muuta värvi, režiime, peotuled, mida iganes. DME raadio loomulikult siin kohe olemas. Väga mugav, nii saame kindlasti suhelda. Siis on meil eritellimusel kiletus. Mees, see asi näeb nii hull välja. Vaata seda. Wade Pappenfuss. Offshore Tales, Wade. Kuulge, kõik arvavad, et me päriselt värvisime selle auto. Kiletus näeb lihtsalt nii pagana hea välja. Suur tänu Wrap-Uvile, nemad tegid sellele autole kiletuse. Kui tuled siia taha, siis siin on meie Thornburnsi tagumine põrkeraud. Parim asi selle juures on see, et see on gaasitugedel. Lihtsalt avad selle ja saad kohe pagasiruumi ligi. Nad andsid meile ka selle vinge asja. See on nagu suur lõkkealus, millest saame oma kala küpsetada ja see käib otse meie tagumise ratta peale. Räägime ratastest. BFG, Goodreach, 35 tollised mudarehvid. Need on sõna otseses mõttes kuulikindlad. Meil on roohveljed. Ma arvan, et neid
nimetatakse Assault ja need on valgeks värvitud, et autoga kokku sobida. Need näevad uskumatud välja. Kui vaatad auto alla, siis seal on Superiori vedrustuse tõstekomplekt, 3-tolline tõste. See asi on sõna otseses mõttes ümber ehitatud, et saada tõeliseks elajaks mees. Vaata seda, see on tohutu. Ma olen praegu auto all, mu riist mahtus siia alla vaevu ära. Vaata seda vinget asja, see on tõeline relv mees. See on 3-tolline väljalasketoru, mille on tarninud Mercury Austraalia. See asi on sõna otseses mõttes nii vali, see müriseb. See on peaaegu sama vali kui mina, kui ma täiega vaimustun. See ongi põhimõtteliselt kõik, mis selle auto välisküljel toimub. Lähme autosse sisse. Meil on siin oma OneStone'i käetugi, iga kruiseri jaoks hädavajalik. Auto on juba liivane ja kõik on igal pool laiali, aga vaata siia, meil on kruuseri konsool. Nad on selle ässa siia paigaldanud. See võimaldab meil oma telefonid ja muu kraami sinna panna. Väga mugav. Ja mehed, asi on taga täielikult varustatud, et me saaksime selle katuse üles tõsta ja sõna otseses mõttes selles autos magada. Just Autos on sellele autole teinud täieliku multimap seadistuse ja see kõlab hullumeelselt. Võimsus, mis sellesse masinasse on pandud, on tõusnud umbes 140 hobujõult. Ma arvan üle 350, midagi sellist. Kas sa saad sellega sõita, vend? Jah, palun, teeme ära. Proovi seda. Mis käigu sa sisse paned, vend? Ma lähen 6 peale. Sa lähed 6 peale? Valmis? Jaa. See kõlab nagu koera haukumine. Kas kuuled seda? Oh jumal küll. Kõik alates rauakaitsmetest kuni värvide, rataste ja vedrustuseni. Jaa. Valmis? Ted Red Vend. Oh jumal küll, sellel sumutil seal all on klapp sees, nii et ma saan sõna otseses mõttes vajutada nuppu ja see kõlab palju vaiksemalt. Siis avad selle ja see hakkab kohe möirgama. Siis saad panna selle kõikidesse teistesse režiimidesse siin. Meil on näiteks kütusesäästu režiim, meil on haagise vedamise režiim ja veel terve hunnik muid asju. Aga kutid, see on auto täielikult muutnud. Suur tänu Just Autosele, et nad selle ära seadistasid, vend. See on hullumeelne. Ausalt, see on nagu unistuse täitumine, et seda omada. Kõigi firmade andmed, kes on aidanud mul seda unistuste asja ehitada, on kirjas kirjelduses. Oleme proovinud ka hankida sooduskoodid, et te saaksite raha säästa, kui soovite. Kui tahad selle auto ja tehtud tööde kohta rohkem teada, siis vaata kindlasti allapoole. Mu unistuste auto seisab otse minu selja taga. Aga nüüd on aeg sisse hüpata ja lõbutseda. Lähme. Oled valmis, Huki? Jah, meeskond, tule kaasa. See on minu sõber Huki. Ta reisib koos minuga mööda Austraaliat ringi ja hoolitseb selle eest, et saaksime teile järgmiste kuude jooksul parimat sisu tuua. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis kindlasti vajutage seda tellimisnuppu. Te tahate kindlasti näha, mida me selle elukaga ette võtame, vennad. Olgu! Olgu kutid, ma olen praegu veidi ärevil. Wade lubas mul esimest korda autot juhtida. Paneme selle käima. Ka Ampardal. See töötab. Oh jumal küll. Siia on. See õnnestus, poisid. Läheme. Valmis? Oh, ta on püsti, poisid. Lähme. Oh, ma ei tohi selle asjaga ookeani sõita. Ma ei tea, kuhu ma lähen. Nii käibki, poisid. Tulge nüüd. Olgu, see päikeseloojang on ikka võimatkutid. Me peame teile neid tulesid kohe näitama. Näete, need muudavad tõesti värvi. Biorežiim on sisse lülitatud, päike loojub silmapiiri taha. See autoeditus poleks võimalik ilma 2 tõelise legendita EC Offroadita. Nemad paigaldasid kõik vajalikud asjad sellele autole. Suur tänu kõigile neile poistele ja Sebring Mechanicalile. Kutid, nad tegid tegelikult kindlaks, et see asi ei jukerdaks. Praegu töötab see nagu kellavärk, vaated on lihtsalt pöörased. Selle asja esiosa, vend. See on parem kui ükskõik milline rindade suurendamine, mida naine võib saada. Eestvaates näeb see nii hea välja. Luban teile, kutid, mu silmad ei lahku sellest asjast. Ausalt öeldes maksab see ilmselt palju rohkem kui rindade suurendamine. Kas sa teed nalja? Ausalt, kutid, me läheme laagrit üles seadma. Meil sai aeg otsa, et täna pärastlõunal kalale minna. Nii et me peame homme hommikul vara ärkama, otse kaldalt ujuma ja vaatama, kas saame mingit toitu. Te teate, et me saime selle auto, aga asi pole autos. Asi on selles, mida me selle sõidukiga teha saame. Ja just nii me olemegi kõik kujundanud. Suur tänu kõigile, kes on sellega seotud olnud. Ja teie
ilma teieta poleks see võimalik olnud. Tõsiselt, mul tulevad iga kord pisarad silma, aga ma olen lihtsalt tavaline poiss, kellel oli unistus. Ja see ongi sõna otseses mõttes teoks saanud. Ja nüüd olen ma suutnud, ma arvan, endale lubada oma unistuste auto. Olgu kutid, on aeg mul end voodisse sättida. Ma olen üleni soolane. Näeme homme hommikul varakult. Meil on ees suur päev. Tahame näha, kas saame mingisuguse kala kätte. Ma näitan teile kogu seda üles pandud varustust siin üleval. Huuki teeb seal all videotöötlust. Meil on kogu ümberehitus olemas. Kõik on olemas. See on äge, mees. Olgu, näeme teid homme varakult. Palju armastust. Tere hommikust teile, kutid. Esimene nude pusis. Mees, see asi läks hulluks. Ma sain päris hästi magada. Ma igatsesin oma väikest tüdrukut Froffi, tead küll, oma väikest kutsikat. Ta on hetkel kodus. Meil ei ole tegelikult lubatud teda siia kaasa võtta. Te näete, et ma magan praegu sõna otseses mõttes katusel ja kui me alla hüppame, näitan teile. Sa hüppad otse alla. Meil on siin kohe kraanikauss, lõikelaud, laud on üles seatud ja kui me välja tuleme, siis sellepärast me seda teemegi, mees. Me saame sellistes kohtades ärgata. Tšihuu! Hei, kuidas sul läks, Huki? Oli hea öö, vend? Huki mägab vanakuli swagas. Natuke tuult pole kunagi kellelegi liiga teinud. Meil on täna ees suur päev, kutid. Tahame näha, kas saame otse kaldal tujuma minna, mingit kala püüda ja selles uues bussis ringi avastada. Ja lisaks on meil keegi, keda me hiljem videos üllatame. Ma ei taha liiga palju ära anda. Sa tahad kindlasti vaatama jääda. See saab nii äge olema. Sellepärast me seda teemegi, mees. Meil polegi tegelikult muid plaane peale lõbutsemise ja avastamise. Lähme. Ma hakkan kohe ranna ääres liikuma ja peatun mingis ägedas kohas. Loodetavasti leiame mingi riffi ja siis ujume otse välja. Tundub, et tingimused on praegu head. Otse sinna. Täpselt seda ma tegin, kui ma väike olin. Lihtsalt ujun otse rannast välja ja püüan ise oma toidu. Meil on siin see kivine neem, ma arvan. Paneme varustuse selga. Tõmbame kalipso selga. Võtame harpuunipüssi autost. Hüppame otse vette ja vaatame, kas saame mingit toitu. Vaata seda varustust. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et see on minu auto. Ma valetaksin teile, kui ütleksin, et täna hommikul oli soe. Mul on nii külm, et hambad plagisevad. Ausalt, kutid, mu munad on praegu teises riigis. Mul on nii külm. Mul on siin see suur, vana kahur olemas. Tõenäoliselt täielik ülepingutamine, aga kunagi ei tea, mida me seal näeme. Ja ma pidin kaasa võtma ainult ühe relva, nii et võtsin suure. Siin on sõna otseses mõttes nagu muda. See on nii rõve.
me tegime selle ära, mees. Seal väljas oli ikka raske, kutid. Aga lõpuks saime selle ilusa kala. See oli ikka tõeline võitlus. Kuldlaik, tursk. Te nägite ise, see istus sõna otseses mõttes seal koopas. Ma märkasin seda, läksin pinnale, hingasin sügavalt sisse, sukeldusin alla ja sihtisin seda relvaga nurga alt. Ma lihtsalt vajutasin päästikule ja tabasin selle otse kehasse. Väga rahul, et me selle kätte saime. Need kalad on tegelikult väga head süüa. Nii et see saab meile hiljem lõunaks. Need on närvid. Ta on praegu täiesti surnud. Aga need kalad siin, kutid, nad imevad oma saagi tegelikult sisse. Kui te vaatate nende hambaid, siis neil on sellised väikesed teravad sakilised hambad, mis ongi selleks, et saaki kinni haarata ja siis nad imevad selle endale suhu ja neelavad kõik tervelt alla. Ma võin teile peaaegu garanteerida, et see elukas on ilmselt midagi alla neelanud. Ja kui me selle hiljem lahti lõikame, siis leiame selle kõhust midagi väga veidrat. Super hästi maskeerunud kala, kes sulandub kõigi kivide ja kõige muuga. Me tegime selle ära! Ma olen praegu nii elevil. Meil on päriselt toit olemas. Peame selle asja käima panema. Poisid. Nii hea, mees! Hakkame pihta! Lähme, sõber! Kui plaan töötab ja nüüd külmetan ma end poolsurnuks. Mu munandikott on teises riigis. Mis me nüüd teeme, on see, et võtame selle kala sisikonna kiiresti välja ja me paneme selle otse siia meie lõkke alusele. Ma võtan oma noa, selle suure vana tera siit. Mehed, see on nagu suur machete, mis mul on. Ma olen seda viimased paar osa endaga kaasas kandnud. Te olete seda näinud. Ma torkan selle otse selle kala pärakusse. Ma lõikan lihtsalt otse suu poole. Tule nüüd, sõber. Lase ma saan su pärakusse. Need tursad siin on tõesti nagu ookeani nälkjad. Nad liiguvad väga aeglaselt. Nad istuvad koobastes. Te nägite, kust ma selle maha lasin? Nende liha on väga pehme. Nad on kohutavalt limased. Need tüübid on tuntud selle poolest, et neil on kõhus suured haisvad kalad või mis iganes. Te näete ise, siin on kõik sisikond. Tal pole kõhus eriti midagi, jah? Jah, see tüüp on täiesti näljas, täpselt nagu mina. Ma näitan teile midagi nende loomade lõpustes. Väga veider. Ainult tursal ja mõnel teisel liigil on need. Olgu, meil on need olemas. Olgu. Need siin ongi selle looma lõpused. See asub tegelikult nende kurgus ja sellel on palju teravaid sakke. Ma ei tea, kas sa näed seda siin. Need hambad siin, mis asuvad tursa lõpustel, takistavad loomadel selle suust põgenemast. Nad imevad oma saagi kurku tagasi ja need hambad haaravad looma kinni, nii et see ei saa enam põgeneda. Pese ta puhtaks. Siin samas. Pesin ta puhtaks. Lähme teeme tule üles. Praegu paneme selle tule korralikult põlema ja see on üliäge tulealus Thornburnsilt. Saad selle põhimõtteliselt oma auto tavarattale kinnitada. Lööd selle lahti ja siis näed, kuidas suur leek üles läheb ning saad põhimõtteliselt kõike selle peal küpsetada. See on lihtsalt hullult äge lisavarustus. Olgu, lähme võtame oma kala. Hakkame selle küpsetama, eks? Jaa, see on päris hea. See ongi see. Ma kasutan seda meie kala jaoks. See saab olema ideaalne. See hoiab ära selle, et ta ära ei kõrbeks. Lihtsalt lükkan selle pulga läbi selle kala. See tuleb sabast välja. See asi on paganama ogaline. Nii, valmis. Meil on tursk pulda otsas. Saame selle otse tule aseme kohale panna. Lähme. Peame lihtsalt ootama, kuni tuli veidi vaibub. Aga ilmselt saab pulga kohe teale panna. Võimas! Vaata seda, mees! Paremaks minna ei saa, mees! Meil on uus auto! Kala küpseb! Ma kokan! Kõik küpseb. Kirjutage kommentaaridesse, see küpseb. Olgu, sa näed, et ta küpseb aeglaselt. Need tursad, neil on väga pehmed välissoomused, aga issand jumal, see näeb hea välja. Vau, see on kohutav. Sa näed, kuidas valge liha hakkab altpoolt paistma. Ausalt öeldes ujus see kala veel 20 minutit tagasi. Nüüd peame üle küpsetama. Ma ei jõua ära oodata, et see asi lahti rebida ja see nahka pista. See saab olema uskumatu. Vaata teda, mees! Ta näeb hull välja. Meil on siin veel mõned väiksed asjad, kutid, mida me paneme kala peale. Kõigepealt on meil natuke maitseaineid. Hakkab veidi vihma sadama. Me ei taha, et kala läbi vetiks. Vau, see tuleb nii hea. Natuke koopit. Grillitud kala otse tule kohal. Unistuste auto taustal. Vaata seda liha seal. Lähme. See on nii hea, mees. See on uskumatu. Vau. See liha kukub sõna otseses mõttes kondi küljest.
hullumeelne. Vau, olgu. Ma tean, et te hakkate mind kommentaarides pommitama selle eest, et ma panin kala peale maitseaineid. Jah, ma tegin seda. Ja see on kuradi maa uskumatu. Huuki, mis sa arvad? see on nii hea, kui üldse olla saab, poisid. Võimas. Unistuste auto. Kala. Nii me seda teeme, kallis. Ma annan sellele kalale tegelikult 9 punkti 10. See on uskumatu. Ada, me sööme selle kiiresti ära ja läheme üllatama üht erilist tellijat. Keegi, kes on olnud kanali algusaegades peale ja on tõeline fänn. Me teeme tema päeva eriliseks. Lähme mees, hüppame autosse ja lähme teele. Võtsin froti peale ja nüüd läheme ühe fänni ukse taha. See noor fänn pole aimugi, et me kohe-kohe uue bussiga kohale sõidame. Nüüd on aeg minul ja Frothil oma tänulikkust näidata. Ta ei tea üldse, et me kohe kohale jõuame. Kuule, ära hüppa autost välja! Noored on päriselt kala otsa saanud, nii et nad on vee ääres. Nad ei tea midagi. Või noh, nad ei tea. Ei, ma pole neile midagi sellest rääkinud. Ei, ma pole neile midagi rääkinud. Nii et ma arvan, et nad on natuke šokis. Jah, nad saavad olema üllatunud. See saab olema parim. Froth jääb maha. Tule siia. Jah, Kromm. Hoko, sa püüad midagi, vend. Kas kilpkon või angerjas? See on angerjas. Meil pole aimugi, kuidas seda konksu küljest lahti saada. Oh, ei! Poisid on kohal. Jah, poisid. Me jõudsime just oma uue autoga. Ei, lõpeta. Jaa, vend, teist saab osa episoodist. Mida tahate öelda kõigile fännidele ja tellijatele? Tere! Jah, poisid, vaatame, oodake, ma tõin teile ka hulga asju. Meil on uued mütsid ja uued T-särgid, mida iganes te soovite. Siin on igale ühele teist müts. Aitade, härra. Siin on mõned T-särgid, igale ühele teist üks T-särk. Ja terve hunnik kleebiseid ja muud kraami. Kas tahate uue autoga sõitma tulla? Muidugi, teile hakkab see meeldima. Poisid, lähme. Tal on kilpkon ja angerjas. See on uskumatu. Poisid, kilpkonna püük ja küpsetamine. Lubame teile, et selle video tegemisel ei saanud ükski kilpkonn viga. Olgu, lähme. Ma ei tea, kas su ema lubab sul minuga autosse hüpata. Ma pean väga ettevaatlikult sõitma. Luban. Oh, nad näevad head välja. Aitäh sulle väga. Pole probleemi. Nii, oled sa valmis bussi istuma? Ma olen nii elevil. Oled valmis? Kõigi minu tellijate nimed on selle kile all. Lihtsalt hüppa otse sisse. See on okei. Kas te tahate Frothi hoida? Muidugi. Pane ta oma sülle. Tead, sa peaksid neile õpetama, et nad vähem lakuksid. Jaa. Oi, maal küll. See on see, mida ma tahan teha, kui ma olen vanem. See on minu soov, olla YouTube'i videos. Sa tahad olla YouTuber, kui sa suureks saad? Jah, lähme, Kromm. Sa teed selle teoks. Jah, kas ainult YouTube käib? Oh. See on äge. Sa võid lihtsalt. On kumal küll. Saavad kiiruse ületamise eest trahve. See on palju valjam, kui ma arvasin. Kui sa mootori käivitasid, mõtlesin ma, et okei, see polegi nii hull. See on hullumeelne. Tule nüüd! See on nagu mu isa endast välja minemas, kui tal on halb tuju. Ta on nagu vihane. Me ei räägi sellest su emale. Valmis? Okei. Ma lihtsalt hüppasin oma toolid püsti. Mida te tahate teha, kui te vanemaks saate? Ma tahan saada merebioloogiks. Merebioloog? Ma tahan saada YouTuberiks ja näitlejaks. See on äge. Asi on selles, nooled, et kui te vanemaks saate, ärge laske kellelgi öelda, et ei saa saavutada seda, mida tahate. Kas saate aru? Kui sul on unistus, pead selle teoks tegema. Unistused ei sure kunagi, kallis. Me püüdsime angerja kinni. Jah, me läksime täiega käima, just siis, kui sa angerja kätte said. Kuidas on, poisid? Kui äge see on? Vinge. Siin, ma lähen. See on sinu ise tehtud oda. Jah, kuidas see töötab? Sa hoiad otsast kinni ja viskad selle. Hästi, näita meile, kuidas sa oma oda kasutad. Sa võid teha nii või naa. Jah, sina viska ja mina hoian seda. Ja see on fantastiline. See on ainult lapikute kalade jaoks, sest siis madalas vees saab astuda. Püüdsin sellega ühe kala. Sa püüdsid sellega kala? See oli pisikala. Ta uimastas selle, kui see vette kukkus. See on haige. See on hull, vend. Me ei lasku detailidesse. Sa lihtsalt ütled, et ta püüdis kala. Ta püüdis kala, jah. Olgu, kas olete valmis? Teete minuga video lõputervituse. Olete valmis? Hästi. Suur tänu teile kõigile toetuse eest. See poleks tõesti võimalik ilma kõigi nende noorte fännide ja teieta seal kodus. Ärge unustage likeida ja tellida ning näeme teid järgmisel nädalal. Jah. Jah. Armastan teid, kutid.